Tere kõigile! Selles videos me õpime tegema midagi WC-paberi rullist. Kui teil saab WC-paber otsa, siis ärge visake sisemust ära, sellest saab väga huvitavaid asju teha. Me tegime eelmises 2 videos väikeseid nukukesi, aga kui te tahate teha midagi rohkem kunstipärasemat, see on eriti suuremale rühmale, siis WC-paber rullist saab teha päris ilusa kunstiteose. Meie teeme sellest täna ühe lille. Mis on vaja? WC-paberi rull, värvi, mis iganes värve teil on, see võib olla vedelvärv, see võib olla paksem värv. Kui on vedel, siis te ei pea isegi värvima seda pintsliga, vaid võite lihtsalt sisse tupsutada, pärast näete. Siis on vaja üks liimi ja käärid. Alustame. Nii, võtate enda WC-paberi rulli ja vajutame selle pooleks. Minu roll sai natukene eile märjaks, ma loodan, et see püsib ikka koos. Ma ei jõudnud ära oodata, kui järgmine WC-paberi rull tühjaks saab, mõtlesin, kasutan ikka selle ära. Aga kui teil just hetkel ei ole WC-paberi rulli, siis lihtsalt oodake ja kui saate oma sisemuse sealt kätte, siis lihtsalt otsige üles video ja siis tehke see väike projekt. No nii, nüüd jagame selle WC-paberi rulli. Mina teen mõttes, jagan selle võrdseteks osadeks. Sina võid kasutada joonlauda ja teha päris võrdsed osad, kui sa soovid. Nii, mina teen kõigepealt pooleks silma järgi. Nii, ja siis ma arvan, et ma teen selle osa 3-ks. See tuleb nii, et umbes 1 sentimeeter on üks õieleht. Need on nüüd õielehed, mis me teeme. No nii. Meil sai 6 õielehte. Vaatame, kas kasutame 6 või kasutame 5. Nii, see mul natuke lahti, aga me saame selle liimida kokku. Nii, järgmine etapp. Võtate enda värvi ja mul on siin kuldsed värvi täna. Värvite enda õielehe seda värvi, mis te soovite või lihtsalt kastate selle värvi sisse. See võib olla natukene rohkem segadust tekitavam see video. Värvin ainult väljast poolt. Teie võite teha seest poolt ka, kuidas te soovite. Võite teha ühevärvilise, võite teha mitmevärvilise. Ja kui teil on soovi teha suurem projekt, nagu päris kunstiteos, siis otsige internetist WC-paberi rullist tehtud lilled või seinakaunistused. Inglise keeles on neid rohkem saada, nagu wall art või flowers, otsige sealt üles ja seal on nii palju erinevaid ideid, et kui te sealt midagi leiate ja kui te tõesti teete midagi, palun kindlasti saatke mulle pilt, mis te olete teinud. Ma loodan, et mõni teist teeb ka väga ilusa kunstiteose lausa lihtsalt WC-paberi rullist. Mulle see idee meeldib, mulle meeldib taas kasutada asju või kasutada asju loodusest. No nii, peaaegu valmis. Ma värvin siis ikka kõik koos ära. Kui te värve kasutate, siis alati pange näiteks ajaleht alla või mingi plastik, et te oma lauda ei tee mustaks. Ja kindlasti peske käed ka pärast ära. Ja või samal ajal, kui te teete oma värvimist, siis ärge selle käega midagi puutuge, millega te just värvisite. No nii, nüüd järgmine etapp on, me laseme sellel värvil kuivada. Siis võtame enda liimi ja sätime enda lille. Vaatame, millise me soovime teha. Võtan seda sealt ühe paberi ja panen selle paberi peale. Vaatan, milline lill mul siit tuleb. Ja kui teil on mitu WC-paberi rulli, siis te saate seda lille järjest kasvatada edasi. Kui te vaatate neid ideid internetist, siis te saate aru, mis ma mõtlen.
No nii, minu lill on praegu selline, minu WC-paber läks natukene liimist lahti, aga see töötab ikka. No nii, ja kui see on liimitud, siis liimite lihtsalt ääred külge. Kui on liimitud, siis võite siduda sinna nööri ja riputada kuskile või teete sellest pildi, panete näiteks paberi peale. Parem on, kui te panete selle papi peale, näiteks kui tuleb mingi kast koju postiga näiteks, siis lõigage sealt välja üks papist 4-nurkne tükk ja liimige sinna peale.